No nii, tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistluseid discgolfis 2021. Ja kaamerapildis näeme MPO finaalringi liitkaardi. Mina olen Silver Lätt ja minuga on Kristin Tatar. Tere ka minu poolt. Kindlasti saab põnev võistlus olema. Siin me näeme ka mängijad ära. Esmalt on siis meil Silver Lätt, tiim 64, esindaja vist ka kõige kõrgema reitinguga siin leaderpoolis. Järgmisena Henar Ruudna, samuti tiim Latitude 64 mängija ja tihedalt kannul siis sinul, Silver, 2 viskega. Kolmandana siis tõstis ennast leaderpooli Mats-Erik Tõhk, esindab siis tiim disksporti ja ka ei saa öelda, et kaugel oleks kuidagi nii-öelda siis kullast. Ralf Roogo siis samuti korraldajana mänginud ennast leaderpooli, et väga tubli töö, ütleks, selle korralduse juures. Jah, et korraldus võtab päris palju rõhku enda peale, et Ralf on tublilt juba eile ka tegelikult. Eelmisel päeval mängis ka liitkaardil. Aga nii, läheme raja juurde. Esimene rada, par 3,95 meetrit. Ütleks, et üsna selline tummine alustusrada, et parri mängimiseks ei tohiks probleeme olla, aga ilmselgelt on MPO liitkaardi mängijatel mõtted mujal või teised, et üritatakse ikka siin pöördiga ära minna, et vaatame, mis saama hakkab. Jah, tähtis oleks nüüd siin see ketas saada sinna paremale poole, et ta ei läheks sinna karjääri poole, et seal on OB, et siin videopildist võib-olla nii hästi ei ole näha, et neid OB-d ikka, aga kindlasti ei taha esimesel rajal seda viga teha, et sinna OB-sse visata. Sul vist õnnestus hästi see esimene vise praegu? Jaa, enam-vähem. Tuul natukene surus ketast maha, aga mängualas, nii et ei peab rahule jääma. Ja Henaril on nüüd natukene tehnilisem vise, et tema läheb siis tagakäe viskega, et seda kindlasti on natukene keerulisem saada sinna ja kahjuks see viga nüüd tuligi, et tundub, et üsna varakult läks OB-sse. Ja kui me siin Henariga rääkisime esimese päeva muljeid, siis tegelikult juhtus tal ka avapäeval samasugune viga tulema sisse, et tee pealt läks kohe OB-sse ja mängualasse enam ei tulnudki ja Riitiga õnnestus tal siis 4 ära mängida, et ütleks, et võttis nii-öelda Riiti pöördi seal. Tundub, et Mats-Erik nüüd nägi seda viga ja lihtsalt kompenseeris üle, et tundus, et see natuke läks liiga sügavale, et tegelikult oli ilus vise, aga ei tea, kuidas seal jäistes oludes nüüd see puttimine hakkab välja nägema. Ja tundub, et kõik peale sinu läksid siis nüüd tagakäega, et... Ja ütleks, et eeskäega on see rada nii-öelda ikkagi lihtsam seda sinna maanduma õigesse kohta saada, et ma arvan, Mats tegi väga hea viska, aga kuna see tagakäe Anheuser hakkas tagasi fleksima nii-öelda Anheuserist välja, siis tänu sellele see jäi kandma ja läks tundult pikalt üle korvi. Nüüd me näemegi õnnetut Henarit, kes pidi tegema siis taaskord Riiti, nagu ma aru saan, et teine vise tegelikult õnnestus väga hästi, et kuskil seal ikkagi putil on ta nüüd. Siin Ralf oli nibin-nabin sees, et OB ikka on näha, et ta kettajagu oli mängualas. Siit on circa 3-40 minna ja kahjuks see eeskäe lähenemine tabab puud. See on jah natukene õnnetu, et kui sa saad nii-öelda hea breigi ja siis ütleme nii, et ei kasuta seda ära, et see alati jääb kõvasti kripeldama, aga eks see tuleb ära unustada, et kõvasti on veel mängida jäänud. Nii, minu pikem selline pöördi lukk ja ütleme nii, et üsna kehv sooritus, aga väike puupõrge ja jäi korvi ligidale, nii et on kõik okei. Jah, tundub, et sellega sa nagu viskeid siin kellelegi otseselt ei kaota, et sa ei kasutanud oma seda pöördi võimalust ära, et nüüd Matsil on veel siin võimalik, aga tundub, et see on väga-väga keeruline, et pigem on tal siin vaja korvi lähedale saada see ketas ja nii ta teeb ka, et sealt kohast tundus väga keeruline, et seal puud olid ka veel ees. Nii, ja nüüd Henar putib siit 4. Seekord jäi see natukene paremale.
jah, 5 on ilusti sees, et raske on kindlasti alustada meistrivõistluste finaalringi double bogey'ga, aga tuleb maha suruda, et mängida on palju ja Männiku rajalt võib tulla neid suuremaid numbreid siin väikeste eksimustega teistelgi, et loodame, et ei lase ennast murda sellest. Jah, et kui me nüüd enne rääkisime, et tegelikult vahed ei ole üldse nagu suured, eks ole, et siin jah, selle Männiku rada, ütleme see raskusaste ja selline keerulisus ja ütleme, kõik need puud võivad siin niimoodi mängu tulla, et need vahed võivad siin mõne rajaga ära sulada. Ja juba olemegi teisel rajal. Tegemist on siis sellise saare rajaga, kuigi see ei tohiks olla siin eesmärk, et kuna korv on 87 meetri kaugusel, et siis kindlasti kõik me tahame sinna korvi alla visata, aga keeruliseks teeb siis asjaolu see, et see korvialune on väga-väga jäine, et kuidas seda ketast sinna pidama saada, ma väga huviga vaatan, et kuidas mehed sellega hakkama saavad, et mina väga hästi ei saanud hakkama. Ja, ma siin üritasin Heikiga catchi mängida, aga ta vist ei teadnud reegleid, et ta millegipärast ei püüdnud mu ketast. Ja lasi tal driftida sinna. Ja, aga tegelikult ringi sees, et üsna okei, sealt jääb selline surmakas küll, surmaputt, aga vähemalt on ringis, et parri pärast ei pea enam abistama. Ja. Mats nüüd natukene vist keeras oma tagage drive'i liiga üle, aga samuti seal natukene võib-olla ringist väljast 11-12 meetrit. Ütleme jah, kui ta sinna metsa sisse nagu keerab, et siis tegelikult tulevad jälle need puud mängu ja neid oli seal üsna tihedalt, et leida täpselt see vahe, kus nagu puttida saab, on ka üsna keeruline, et eks me näeme, kuidas tal väljavaated on. Ja, ütleme, et selle rajal ilmselt ideaalis, kui sa jääd seal ringi joonele, siis pigem sa tahaksid olla lühike enne korvi ja puttida ülespoole, mitte tulla sealt tagant vastu. Et Henar nüüd jäigi siia poole, mulle tundus, et kõik on seal enam-vähem ringi joonel või natuke väljas, et Mats siin tundub 12-13 peal saab esimesena proovida. Ja napilt väga hea joon oli, aga siin ongi see oht, et kui nüüd korvist täitsa mööda peaks see ketas minema, siis seal jää peal libiseb ta väga hästi, et tegelikult Ralfil jäi ka ilusti pidama ikkagi. Ja, see ei olnud Ralfi tavaputt, et siin ta sellist pool runni andis, riputas selle putteri kõrge lõhku, et tema putistiil on ikkagi väga terav, konkreetne sirge putt peale. Jah, see sellistes oludes on väga ohtlik, et oi, väga, väga ilus putt. Saab selle esimese pöördi ka kaelast ära, et ja, et avapäeval Männikul seda esimest pöördit pidi päris pikalt ootama ja hakkas juba tunne tekkima, et võib-olla peakski ainult parre mängima, et pöördid ei tule nii, nagu oled oodanud neid või nagu nad üldiselt siis tulevad. Ja. Nii, teiselt rajalt siis 3 parri, mulle ainsana pöördi ja sain ühe viske kõigilt juurde, et liitkaardis andis ainult natukene enesekindlust juurde, et saab vabamalt mängida nii-öelda. 3. korv, parv 3, üks originaalradadest siis Männiku tavaleiaudil 74 meetrit, tagakäe putter keskmaa, et mis kellelegi paremini istub ja tabatunnelit ja peaksid olema putil, et vaatame, mis viskeid siin mängitakse. Ja sina oled otsustanud siis eest käega siin minna, et miks sa sellise valiku tegid? Ja ütleme nii, et Männikul on päris palju kitsaid tunneleid ja kui sa kohe varakult tabad puud, siis suure tõenäosusega on sealt tulemas 4 või isegi midagi rohkemat, et ma valisin kõikidel nendel kitsastel tunnelitel eeskäviske puhtalt sellepärast, et tunnelid ma ilmselt taban, et üle 3 ma sealt ei võta. Sest siin tegelikult sellel rajal on paremal pool siis ka OB, et kui siin nüüd selle tunneliga eksida, siis on ka võimalik varakult OB-sse minna, et see oleks aga Ralfile ja. See nüüd väga õnnetu põrk ja vahepeal Mats parkis väga ilusa viskega ennast 4 peale ja mida teeb Henar? Henar tabab siin väga kehva koha peal juba siin esimesi puid. Väga paks pahandus on seal, aga ütleme, parem kui ütleme seal OB-s nüüd olla, aga ega siin ka lihtne ei ole, kuigi nagu näha, siis ta sai sellega väga hästi hakkama, et siia korvi lähedale. Väga ilus eeskäe on Heiser.
sinna 5-6 peale. ja kas Ralf jäi siis ikkagi mängualasse Ralf oli mängualas jälle, tal midagi sarnast nagu ka avarajal oli natukene võib-olla õnne või noh, kus saab öelda, et see puupõrge nüüd oli õnnelik, aga et OB liinist, OB liinist tal palju puudu ei jäänud, et tundus, et ta sai lähenemisega nüüd üsna hästi hakkama ja sul on järjekordne pöördiputt ja sa tabad väga sellised üsnagi pikad 2 putti nii-öelda, et need pöördid kätte saada, et see ilmselt on hea tunne, et jah, et mis ma olen täheldanud varasematel võistlustel, et ringi esimesed putid on siis tegelikult need, mis annavad sulle mingisuguse aimduse, mis sind ringi peal ees ootab, et kui kohe alguses putti ikkagi mööda läheb, siis tekib niisugune väike ebakindlus ka ja hakkad neid putte rohkem kartma. Tundus, et Ralfil läks nüüd täitsa nässu see asi, et ai. Ja Enar ka. Tundub, et sulle nagu kandikul siin serveeritakse neid viskeid ja hingamisruumi. Absoluutselt, et liitkaardil siin päris palju tuleb. Mis nüüd juhtus? Siin pidi olema mingisugune gripi probleem või midagi sellist, et Mats kindlasti oma halvas unenäos ka ei näe, et ta seal 4 pealt peaks ässa viskama, et seal midagi pidi juhtuma selle gripiga, et või libisema viske raskuse ülekande hetkel. Seda oli nüüd küll väga kurb vaadata, kuna mina ju tegelikult sellest ringist ei tea midagi, et sina oled juba selle nii-öelda läbi elanud ja lihtsalt elad nii uuesti, eks ole, aga see oli tõesti väga ootamatu, sest Mats on väga, väga hea putja ju tegelikult. No, absoluutselt. Ja olemegi jõudnud siis 4. korvile ja kindlasti tundus vähemalt üks pikemaid korve siin, ütleme paari 3 seas siis, et selline sirge tunnel ja mõlemal pool siis on OB ja pead siia nii-öelda selle nõlva peale saama selle ketta maanduma, et mina arvan küll, et see on üsna raske ülesanne. Kindlasti üks keerulisemaid paar 3-si, mis siin rajal on, et mina valisin siin sellise nii-öelda seifime tee, et lähen eeskäega väga laialt, väga kõrgelt ja suure tõenäosusega ta ei tohiks OB-sse jõuda, et kaamerapildist võib-olla ei jäänud näha hästi, aga maandus sinna selle üksiku puu taha kuskile 12-13 peale äkki. Mats siin liigutuse järgi ütleks, et läheb seda rada pigem 3-ks mängima, kas võis olla putter või pigem keskmaa, aga liigutuse järgi ta ei läinud kindlasti ründama seda korvi, et mõlemal pool OB teeb selle ikkagi väga riskantseks, nii Enar kindlasti läks ründama ja sai päris mitmeid põrkeid. Kas ta võis seal jääda mängualasse või läks? Kui ma õigesti mäletan, siis ta jäi mängualasse. Seal vasakul umbes poole fairway pealt läheb see OB üsna laiaks, et seal ilmselt ohtu sellega ei ole, aga Ralfil nüüd libises küll OB-sse. Ta on siin juba mitmendat rada nende joontega siin flirtinud, et nüüd siis ei andnud enam andeks. Ja siit on siis ka üsna tegelikult keeruline nagu justkui läheneda, aga tundub, et ta sai sellega hästi hakkama. Ja väga elus lähenemine, et usaldas ümber selle puu mängides ESK Heiserit, et ise oleks ilmselt juba enne puud tahtnud keerata. Just. Aga jah, siin tegelikult rääkides sellest rajast, siis päris mitmetelt mängijatelt kuulsin, et nad lähevad lihtsalt putteriga viskama nagu sinna kuskile ütleme natuke üle poole distantsist võib-olla, aga sinna keskele seifi siis, et üldse ei ründanudki. Siin talvisel ajal on see väga keeruline ülesanne just selle lume ja jääga, ja need OB-jooned ikka tulid väga kähku mängu. Ja Enarilt nüüd väga ilus lähenemine, et täiesti positsioonist väljas Anheiseri putter taevasse ja lõpetas seal pullika ringis. Suurepärane. Ja sul on siis nüüd pöördiputt. Aga seekord mitte. No, ütleme nii, et parkisin. Jah, et 3, ei ole ka halb, ütleme sellel ajal, et siin just väga palju pöördis, oi. See nüüd paistis täiesti spit out olevat, et ja tundub, et Matsi on täitsa rütmist välja löönud see eelmine korv, et
nii palju, kui mina olen Matsiga koos mänginud või näinud ta mängu, et tegelikult on ta ikkagi väga hea putt ja tundub, et praegu on lihtsalt enesekindlus kadunud, et tulevad sellised lühikesed eksimused sisse, et loodame, et siin ringi peale saab selle asja paremaks. Jah, sellised asju on alati kurb vaadata ja ise mängijana nagu tead ka, kui raske see on, et nii, 5. korv, par 3, 85 meetrit, mängib pisut alla mäge, OB varakult vasakul ja pikk korvi taga, ütleme nii, et võiks olla kindlasti selline rada, kus tahaks alati pöördit puttida, et mis ma praegu tuleb meelde pidada, vaadates, et siin tuul oli päris tugev ja täiesti teistpidi, kui ta oli meil varasemalt olnud, et mina oma viskan hetkel harpi ja kuidas see ketas flippas, oli minu jaoks täiesti müstika, et viskasin pikaks OB-sse selle. Ma mäletan ka seda tuult ja natukene nagu ebakindlalt läksin viskama ka, aga ma õnnestus ikkagi saada see pöördi, aga sellised judinad käisid korra läbi, et mis ma nüüd teen, et ja Enar pani siin natukene varakult ketta maha, muidu oli tegelikult ilus liin, et viskas nende puude peale vasakule ja ketas natuke flippas või oli seal väike Anheuser sees, et tundus ka, et ta läks niimoodi madalalt viskama, et võib-olla ka tunnetas seda tuult ja hakkas kartma ka sinna taha visata, et ja Matsilt nüüd väga ilus sooritus. Alles mängus nägin, et see vasakpoolne OB liin korvi juures on üsna lähedal, et tegelikult Matsil ei jäänud ka OB-st praegu palju puudu. Perfektse viskega. Nii, ja Ralfilt nüüd ja ütleme nii, et kohalik. Väga, väga hästi. Et selliseid viskeid ootakski, ütleme siin sellisel rajal. Selliseid OB-sse viskeid mõtled? OB-sse viskeid mitte, aga need 2 viimast tundusid väga head. Et jah, siin natukene jääb hinge kriipima, kui siit rajalt seda rohelist linnukast ei saa. Nii, Matsil järjekordne pöördi putt nüüd väga lähedalt, et pöidled kõvasti vihku, et saada see enesekindlus tagasi. Ässa pagan. See tõesti, kohe kuidagi näost oli näha, et mingi siuke väike ebakindlus oli, et ja nüüd juhtus nii. Nüüd juhtus nii, et tuleb üks pougi ka võtta ühelt lühemalt ja lihtsamalt rajalt. Ralfile kena 2, saab ka oma siin eelmise raja pahandust natukene tagasi teha. Jah, et siin sai kohe mitu strooki nii-öelda tagasi sinu käest. Tulles tagasi selle Matsi pöördi puti juurde, siis oli näha, et tal oli ketast nii ebamugava koha peal, et tal oli täiesti jäine see jalgealune, et ta ei saanud jällegi seda raskusülekannet teha. Viskas ainult käega ja tuli selline jälle ebatäpsus sisse, et see kindlasti ka mõjutas siin päris mitmes olukorras mängijaid. Ja absoluutselt, et kui sa jalgadega tõugata ei saa, siis see võtabki kohe selle täpsus ära. Nii, oleme siis 6. rajal, samuti ütleme nii, et võiks olla siuke must-get pöördi, et 81 meetrit. Lihtsalt on vaja tunnelit tabada, et see on siis kõige olulisem, et kui siin kuskile mingi põrke peaks saama, OB vist oli päris kaugel, et OB-sse visata on raske, aga võid jääda sellise kehva positsiooni, kus ei ole kõige parem siis korvile läheneda, et vaatame, kuidas meie leaderpooli mehed siis sellega hakkama saavad siin. Nüüd sama jutt, mis eelmise tii peal, et täiesti vastupidine ja väga ebamugav tuul selle raja jaoks. Kui sa näed, mis Ralfi ketast praegu teeb, flatilt visates läks põhimõtteliselt lõpuni üle, sai küll puupõrke, aga see oleks hoidnud seda Anheuserit lõpuni. Enar tegi siin korrektuurid ja võttis ühe üle stabiilsema keskmaa ketta või putteri ja väga, väga ilus sooritus sinna kuskile 5 meetri peale. Jah, ütleme nii, et siin rajal on muidugi hea tunne, et kui sa teed oma viske ära, vaatad, et see ketas läheb ilusti sinna tunnelisse, siis sa tead, et ta on seal korvi all, et aga ja Matsilt väga ilus ise. Jah, suurepärane, et loodame, et ta selle puti nüüd saab käima. Ise pidin vahetama siin oma flippava ketta välja harbi vastu. Tegelikult tabasin tunnelit ideaalselt ja see üks puu, mis seal keskel on, seekord jäi ette, et
ei ole midagi teha. See on tõesti nagu üks puu, mis niimoodi silmnähtavalt välja paistab, millest on siis vaja kuidagi mööda navigeerida. Ja tegelikult ei ole isegi vahet kummalt poolt mängida, et mõlemalt poolt edasi jõuab korvile liidele. Ralfilt siin ilus lähenemine, kenasti ringi sisse. Ja sina saad lausa siis jump putiga, millega pärast viskad harpi? Jah, selle tuule tõttu puhtalt väga tuuline oli, et tundus kuidagi kindlam valik. Nii, ja Matsi pöördiputt. Super, väga hästi. Äkki see annab natukenegi seda enesekindlustele siis tagasi. Jah, Enarile ka ilus pöördi. Et siin peale teist päeva, teist ringi siis Järve Kuulbeti rajal Enar peale ringi võttis siis paari sõna kokku, ütles, et mänguga üldiselt jääb rahule, aga liiga palju tuli putti eksimusi, et eks ilmselt kõigil tuleb neid sisse, aga võib-olla Enar oma nii-öelda taset arvestades siis tundis, et temal tuli natuke rohkem, kui oleks võinud. 7. rada, par 300 meetrit, üks selline jällegi keerulisematest par 3-dest, et mängib üsna pikalt sellist tagantkäe driveri viset. Ma eeldan enamusele, et võib-olla mõned tugevamad mängisid siin ka fairway driverid, aga oht on siin tuulega mängides ketas liiga sirgeks visata ja leida OB, mis on nii-öelda otse ees. Et ketal peab olema piisavalt kangust või haiserit sees, et ta jõuaks ikkagi lõpus võimalikult palju vasakule ka keerata. Jah, ütleme nii, et see natukene võib-olla on niisugune õnnerada ka, et seal lõpus selleks, et täitsa korvi alla jõuda, peab siis ketas ka minema läbi puude lihtsalt, et see võib-olla seda nii-öelda ette nähtud koridori mööda võib-olla oleks isegi eestki annukas võib-olla selline kõige loogilisem äkki või? Jah, kuigi kui sa vaatad, et paremal on OB, siis seda eeske annukat sa hakkad seal või üleminevat viset sa hakkad ikkagi kartma natukene. Et nägime siin paari põrget ka, mulle tundus, et Enar sai põrke siis tiiala pealt vaadates vasakule, et seal OB-d ei tohiks olla, et mulle tundus, et ekraanil vilksatas korraks OB märk, aga Mats Erik tõesti siis põrkas paremale meetrikese üle OB liini. Ralfil oli täitsa korralik vise, et lõpus sai veel ühe puu, mis natukene viis ketast tahab poole, aga täitsa putil ja see oli natuke lühikeseks. Jah, natukene viskasin liiga kõrgele ja juba männijooksad võtsid oo maha, aga jällegi rahul tegelikult positsiooniga, et 3 saab kätte ja siit rajalt 2 on juba selline üsna kõva saavutus. Jah. Nii, Enari teine vise tabas, ütleme, tal oli ikka väga puine liin sealt tulla vasakult poolt, et tabas järjekordset puud, aga mängualas. Ja ega Matsil ka üldse lihtne lähenemine ei tundu siit tegelikult, et peab seda tunnelit nüüd eest ja kahjuks sai selle ühe oksa ja kas see on jälle OB-s? On uuesti OB-s, jah, et ta tegelikult väga keerulises kohas oli, kus ta pidigi riskima üle OB viskega, aga siis õnnetult sai see lõppu. Jah, tundus, et isegi see joon oli hea, aga ütleme natuke liiga kõrge, et oi. See äkki nüüd lisab seda enesekindlust kuhjaga, et peale neid lühikesi eksimusi, siis ma ei teagi, kui pikk see putt võis olla. Päris pikk ilmselt. Ma pakun 25 miinimum, et võib-olla ma järjekordselt Matsi pigem näed sellise kauguse pealt pöördiputte ära panemas, aga seekord kahjuks tuli leppida topelt paugiga, et keeruline on see algus siin. Tundub tõesti väga selline rabe, aga sina vist nüüd kindlustad endale 3 sellega. Jah, ma ei hakanud seal mingeid riske võtma, et oli piisavalt kaugel, et ei olnud seda Matsi 25 meetri puti tunnetust hetkel käes, et viskasin alla ära. Ja tundub, et Enar oli ikkagi piisavalt kaugel, et teha viskeliigutust, et mitte päris puttida, võib-olla see kraav ka segas, aga... Ja nüüd Enari viske juurde korraks tagasi, siis see lähenemine, mis läks naapilt korvist mööda, oli ketta jagu OB-s. Et väga õnnetult korvialune, nagu ka loogiline on kinni tambitud, seal on palju jalutatud ja libises selle 1 meetri liiga kaugele. Kuna ta siin ilmad olid sellised, et ta ütleme päeval sulatas, õhtul külmetas, siis sellised need olud olid ja tuli hakkama saada.
aga oleme jõudnud 8. rajale, selline tunnel jälle ja 91 meetrit pealtnäha võib-olla lihtne, et viskan lihtsalt sirgelt ketta sinna korvi poole, aga millegipärast, kui viskama hakkad, siis läheb jälle keeruliseks, et siin korvi taga nagu näha on selline mini bassein tekkinud ka, et seal pidi tihtilugu seda casual reliefi kasutama, et teiselt poolt sealt künka pealt puttima, mis tegi ka natuke keerulisemaks jälle seda rada. Nii, Ralfil ütleme, et ei õnnestunud, et ta sai varakult puu ja tegelikult mõlemal pool on see mets nii tihe, et see lähenemine on ikka väga-väga keeruline, ma ütleks. Nii, ja sul? Jälle taevasse, nagu ka eelmisel rajal, et sain oksa, kukub sinna 2-30 peale ja selle kauguse pealt õnneks mingi pilu leiab, et puti ka jälle alla visata, et ainuke ohtlik asi seal greenil on väga palju maha saetud puude kände, et neid ei tohi tabada, et peab kuidagi sinna pehmelt saama kätte maanduma. Ja ütleme ka Henaril osutus see rada natukene keeruliseks, et tabas puud ja põrkas ka halba kohta, et Mats ka korvini kahjuks ei jõudnud siis keegi on ju. Ja pigem sellised tagasihoidlikud sooritused selle liitkaardi poolt, et tegelikult ikkagi võiks näha siin nii mõndagi pöördiputti kamba peale. Absoluutselt. Nii, ja see on see bassein, millest ma rääkisin. Ja kui kummikuid kaasas ei ole, siis võtad korvijoonel nii palju tahapoole, et saaksid kuiva pinnase pealt visata ja teeb puti natukene keerulisemaks. Alati on võimalus ka sul seal basseinist mängida, aga ring on veel, hakkab alles poole peale jõudma, et märja jalaga siit ei tahaks edasi minna. Just. Ütleme et kui siin rääkida sellest liitkaardi sooritustest, et ma arvan, et siin on kõigil ikkagi väike närv ka sees, et võib-olla ei ole see päris nagu tavapärane mäng, et siin on ikkagi meistritiitel on mängus ja ka hõbenik pronksmedal, et see kindlasti mõjutab mängijaid. Ja ütleks, et need vahed ka tegelikult Chase-kaardiga olid üsna väikesed, et kas mitte Tanel Viirman ei jaganud Ralfiga 4. kohta võrdse tulemusega, et seal need punktid on, iga vise on ikka väga kõva hinnaga praegu, et meie hetkel ei tea, mis Chase-kaart teeb, eks me saame muidugi Metrixist jälgida, aga nad olid lähedal kõik. Jah, vahepeal, kui ma jälgisin neid skoore, siis seal oligi, minu meelest pigem olid seal Chase-kaardi poisid olid seal sinu selja taga kui siis sinu pooli mängijad, et siis lõpus me näeme, et kuidas siin need asjad siin lahenevad, aga oi. No võt, see on nüüd niisugune hirmus asi, et kui sa oled ringi algusest saati oma putiga natukene olnud hädas ja siis paned ühe südamesse 6 pealt, aga ei jää sinna, et minul isiklikult lööks selline asi nagu isegi rohkem võib-olla rütmist välja kui see, kui ma lähedalt paneks ühe puti mööda, et jällegi Matsile jõudu, et kuidagi see üle elada ja jätkata siis tõusvas laines. Just. Nii, ja oleme Front 9 viimase korvi juurde jõudnud 9. rada, par 422 meetrit, umbes 40 meetrit tiialast on Mando puu, millest tuleb mängida vasakult ning eelistatud siis nii-öelda vise selle rajal on tagantkäe kas Heiser flip või siis natuke stabiilsem ketas kohe annukast välja, et ta joonistaks sellist S-i. Just, et tegelikult kui vaatad neid meetreid, siis korv tundub nagu nii lähedal ja kättesaadav, aga kui mängima hakkasid, siis see rada ei tundundki nii kerge, ütleme, et siin jälle on need puud mängus, eks ole, ja siis seal vasakul pool on ka üks hirmus kraav, mille ma leidsin üles, et on oksi täis. Ja väga ebamugav oli visata, aga... Ja, kuna see fairway sealt Mando kauguselt on üsna kitsas tegelikult, siis pigem, ma arvan, mängijad väldivad seda Mandot nii-öelda liiga lähedalt möödumist, et üritavad natuke võib-olla seifimalt visata vasakule ja seal võib siis juhtuda, et mõni puu jääb kohe varakult ette.
Mats sai siin nüüd väga mõnusa põrke, et pigem andis korrektuuri õige suuna peale. Jah, ja tegelikult tundub, et on siis iigliputil lausa. Jah, tundub sealt 10-13 meetrit vahemik äkki. Nii, Henar sai siin kohe seal alguses puu, mis lõi ta vasakule maha, paremale maha, aga siit on täitsa tehtav. Jah, et kuna see korv, nagu ma ütlesin, et ta väga kaugel ei ole, et siis tegelikult siin nii-öelda seda pöördit päästa on võimalik, kui jääb seisma. Et ka see korvialune tegelikult siin on üsna jäine nagu näha, et see ketas võib päris kiirelt sinna OBS-e libiseda. Nii, sellistel visetel ütleme, kus sa lähed ja Ui, kui napp. Jäi vist mängualasse, tundub, ei näe küll teist dokki praegu, aga et sellistel lähenemistel on mängualas. Sellistel lähenemistel sa lähed siis viskama ikkagi oma tavalist viset, et sa viske hetkel ei mõtle ju seda, et paneks ta nüüd 10 meetrit varem maanduma, et ta libiseb, et Henari lähenemist oli näha, et see circa 15 meetrit lohises lihtsalt peale maandumist veel edasi, et siin ideaalne oleks, kui niimoodi läheneda, ütleme pehmelt ja kergelt kettal nina üles, et see natukene pidurdab seda hoogu, et kui nii-öelda see täitsa tavaline vise. Nii, Matsi iigliputt kahjuks mööda ja jällegi väga sellise ebamugava kauguse peale, et tundus selline 7-8 meetrit vähemalt nüüd sealt tagasi tulla. Jah, see on see risk, mida sa selle pika putiga võtad, aga ütleme nii, et ei saa nagu neid ka puttimata jätta, et sa oled ikkagi liiderpuulis ja kui sa oled seal 13 meetri peal, et ütleme, et suvel ei jätaks ju puttimata, et siis... See on nüüd mingisugune vihje mulle või? Ei olnud. Et minu see ring on siiamaani olnud layup ja veel üks layup. Noh, ütleme, et Mats on natuke teises positsioonis kui sina ja tal on hädasti vaja neid pöördisid, nagu näha siis võimalik isegi iigleid puttida, et ta on nii-öelda tagaaja rollis, et võib-olla seal liidrina ei olegi vaja mingeid suuri lollusi hakata välja mõtlema. Ja sulle siis ka pöördisid. Jah, Mats-Erik ilusa putiga tõi ikkagi pöördi endale ja mulle ka pöördi ja Ralfile ka pöördi, et Enar oli seekord siis ainuke, kes pidi leppima parriga. Just. Selline oli meie esimesed 9 korvi finaalpäeval. Ütleme nii, et mängu algus võib-olla oli natukene veel aeglane, ja selline mitte parim, aga loodame, et Back 9-is siis läheb juba paremini. Jah, jääme siis Back 9-il.